tere kallid Kogumispäeviku podcasti kuulajad. Aasta lõpus uurisin Kogumispäeviku grupist, et mis teemadel võiksime oma saateid teha ja päris mitmed inimesed ütlesid, et võiks rääkida välismaale kinnisvara ostmisest, selle võludest ja valudest. Ja uurisingi siis kinnisvarajuttude podcasti algiselt, et kes võiks olla selline sobiv ja särav inimene, kes saaks oma kogemusi jagada. Ja ta pakkus välja sellise ägeda naise nagu Gerdi Arst, kes siis tegutseb kinnisvarasektoris juba aastast 2024 ja siis viimased 3 aastat sellest Hispaanias. Ja lisaks on veel Gerdi ettevõtte My Home üks asutajatest, kes siis lisaks kinnisvara vahendusele ja müügieelsele kodukujundusele pakub ka sisustusteenust arendajatele, üürikorterite haldust ja ka kinnisvara investorite nõustamist, nii et tundus väga õige inimene siia. Tere tulemast, Gerdi! Tere, Mari-Liis! Mul on väga hea meel, et kui ma sulle kirjutasin, siis sa ütlesid, et ma varsti kohe tulen Eestisse, et ega sind väga tihti siin Eestis ei näe, et selles mõttes on mul väga hea meel, et selline kokkusattumus. Jaa, see on väga tore, et kõik väga kenasti klappis ja aitäh Algisele, et ta mind välja pakkus. Ja uuringi, kuidas sa üldse sattusid kinnisvara ärisse või et kas sul lapsena juba selline sisekujundamise asi meeldis või kus see alguse sai? Jaa, kõigepealt ma vist pean sind parandama, sellepärast, et mulle tundus, et sa ütlesid aastal 2024 alustasin, aga tegelikult 2004 tahtsin öelda. Täpselt, et tegelikult umbes 20 aastat tagasi ja nagu ikka noored inimesed ei teadnud minagi kohe, mida oma eluga peale hakata ja sattusin kinnisvarasse tegelikult täitsa juhuslikult. Mulle tundus see kinnisvara teema huvitav ja ma läksin tööintervjuule Oberhausi ja sinna mind ka tööle võeti kesklinna üürimaakleriks. Ja 2 aastat toimetasin siis Oberhausi kaubamärgi all, kus ma tutvusin oma äripartneri Kadriga ja siis me asutasimegi üheskoos juba My Home'i, et oli aeg edasi liikuda. Ja sisekujundushuvi on mul samuti olnud lapsepõlvest peale ja tegelikult sisekujundus on see, mida ma olen õppinud. Ja mulle tohutult meeldib läbi siis ütleme sisekujunduse ja ütleme ruumiplaneering ja kõik see pool, et mulle meeldib lisada kinnisvarale väärtust ehk et ma olen päris palju ka teinud erinevaid kinnisvara flippe. Aga kas lihtsalt fokusseerida sisekujundusele ei tundunud mõistlik, et pigem just seda kuidagi kombinatsiooni, et selle kinnisvara müügiga ka tegeleda või vahendamisega tegeleda? Jaa, kindlasti, sest et ütleme see sisekujunduspool on võib-olla rohkem hingele, aga ikkagi kinnisvaraga tegelemine kui selline toob nagu rohkem leiba lauale. Et mul nii suur selline võib-olla kujundaja hing sees ikkagi ei ole, et ma olen ka hästi selline 2 jalaga maa peal inimene ja mulle meeldivad numbrid ja Excel samamoodi väga. No siis oled ju õnnelik inimene, kes saab tegeleda selles valdkonnas just, mis pakub nii-öelda rõõmu ja ka sissetulekut. Jaa, täpselt, et seal on nagu mõlemad poolt. Aga ma arvangi, et seda äriga ei saa teha ilma, kui ei ole sellist kirge. Aga kuidas Hispaaniasse sattusid? Kust selle vastu huvi või see sama kinnisvara huvi seal? Tegelikult jällegi täitsa juhuslikult, nagu ka kinnisvaramaailma sattusin juhuslikult. Et siis oli veel COVID aeg, aasta oli 2021, talv. Ja ma ütlesin abikaasale, et nii, et ma vajan puhkust, aga et me ei ole kunagi võtnud nagu sellist pikemat puhkust, et äkki seekord teeks nii, et läheks 6 ajaks kuhugi ära. Et ja puhkuse all ma ei mõtle kindlasti seda, et ma mitte midagi ei tee, vaid pigem natuke eemal olla ja olla teises keskkonnas. Ja nii me läksimegi Hispaaniasse, sest meil olid seal ees juba mõned sõbrad ja tuttavad, et me teadsime, et seal olid tegelikult piirangud sel ajal palju leebemad kui siin Eestis ja nii oligi, et läksime sinna 6 ajaks, aga tegelikult meil hakkas nii väga meeldima, et me 6 aja kaupa pikendasime seda seal viibimist, nii et lõpuks me olime seal terve talve, nii et 4 kuud kokku ja tulime tagasi alles kevadel.
ja siis ma juba ütlesin abikaasale, et tead, et nüüd on nagu see sõrm antud, et mina ei taha neid talvi enam Eestis veeta, et nüüd me peame midagi ette võtma, et saada siis elu muutus ja võimalus siis vähemalt talved seal veeta. Aga nüüd on läinud nii, et me ikkagi oleme otsustanud seal elada ja olla. Ja su abikaasa töö ka võimaldab seda, et ta ei pea Eestis olema või ta ongi juba sidunud ennast Hispaaniaga? Jah, ta töö võimaldab seda, et ta saab olla Hispaanias ja teisest küljest me oleme ennast mõlemad ikkagi Hispaaniaga nüüd väga palju sidunud ka, et meil on seal ka ühine äri ja seal on meil ka toimetamist üksjagu. Aga Euroopas on ka teisi riike, et miks just Hispaania, sa küll ütlesid, et sõbrad olid ees, aga kas te ka kaalusite mingeid teisi riike või oligi see, et me korraks lähme ja see kuidagi läks sealt loomulikku jadapidi? Ja täpselt nii oligi, et me korraks lähme ja me absoluutselt ei plaaninudki välismaale kolida, aga nii juhtus lihtsalt, et kõik sobis ja hakkas lihtsalt niivõrd meeldima kogu see elustiil ja see keskkond ja kõik, mis seal on, et tegelikult ongi nagu imelik isegi natukene, et algul ma mõtlesin, et ma hakkan väga palju Eestit igatsema, aga mulle väga meeldib Eestis käia, mulle meeldib Eestis olla, ma olen Eesti fänn, aga ma väga naudin seal elamist. Ja on kohe küsida, et mis on need asjad, mida sa seal olles võib-olla Eestist igatsed? Musta leiba alati, aga õnneks mul käib päris palju sõpru ja kliente Eestist, nii et alati kellelgi on leivapäts kotis ja ma saan selle isu rahuldatud. Aga sa ise ei ole õppinud leiba tegema? Ei ole aega. Aga kas sa hispaania keelt oskasid, kui sa sinna läksid või olid sa kuidagi, ma ei tea, mingeid kursusi ennem võtnud? Mul on hispaania keel alati tohutult meeldinud, ma olen kunagi ammu võtnud ka keelekursust, aga loomulikult sinna minnes ma tegelikult keelt ei osanud. Ja ma õppisin ka erinevate äppide kaudu, aga see on nagu selline arvutimäng, kus sa võid väga intuitiivselt vastata neid asju ja tegelikus elusituatsioonis sa ikka rääkida ei oska. Aga nüüd mul on olnud väga hea hispaania keele õpetaja ja see aitab väga palju edasi, et sa saad temaga vahetult suhelda. Ta õpetab sulle ka selliseid väljendeid, mida sa võib-olla kuskilt koolist ei õpi, et ikkagi slängi natukene. Ja kas slängi ja selliseid sõnu, mida hispaanlased kasutavad, aga võib-olla ei õpetata nagu tava koolis. Et selles mõttes on hästi huvitav. Kuidas mõtlen alguses üldse seal hakkama saada, kui tegelikult sa hakkasid ka tööd tegema, et sul on vaja seda hispaania keelt või sa tegid nagu Eesti klientide jaoks eesti keeles? Tegelikult Costa del Sol on selles mõttes üks hästi tore piirkond, et ta on selline tohutu rahvaste paabel, et seal on segunenud väga-väga palju erinevaid rahvusi ja ütleme nii, et seal saab inglise keelega suurepäraselt hakkama. Et pigem ongi nagu see probleem, et just seda hispaania keelt praktiseerida on väga keeruline, kuna ma ei puutu nii palju kohalikega kokku. Loomulikult, kui sealt perimeetrist nagu välja minna ja natuke mägede poole või sinna poole sõita, siis kohe see võimalus tekib. Aga seal piirkonnas kus meie elame, on välismaalasi väga palju ja Eesti kogukond on läinud ka ikkagi väga-väga suureks, et meil on seal ühiseid üritusi ja ongi tekkinud täiesti uus sõpruskond, et selles mõttes on väga-väga tore ja me igapäevaselt räägime väga palju ka eesti keelt. Kas sa oskad öelda, kui suur see kogukond juba seal Eesti kogukond on? Seda kogu aeg küsitakse, aga ausalt ei tea ja ma ei usu, et selle üle ka mingit statistikat peetakse või keegi seda numbrit nagu teab. Aga ma lihtsalt ise näen, kuidas iga aastaga see kogukond tegelikult suureneb ja tuleb üha inimesi juurde. Sa oled kindlasti Hispaanias ka rohkem ringi vaadanud, et miks just Costa del Sol või et kas seal on nii mugav, et täpselt see keele mõttes ja võetakse võib-olla neid välismaalisi paremini vastu, et kõik on juba kuidagi harjunud. Et kuidas see, ma ei tea, mujal Hispaanias on? Mul on raske mujal Hispaanias nagu rääkida selles mõttes, et ma ei ole nagu seal pikemalt viibinud, aga Costa del Solis on küll et nad on vägagi harjunud sellega, et seal on väga suur rahvusvaheline kogukond ja nad on hästi sõbralikud hispaanlased ise, et mulle tohutult tegelikult meeldib see, kuidas nad on ja nendega suhelda, aga jah, et kindlasti üks eestlaste populaarne piirkond on veel Costa Blanca, eks ole, Tenerife, kuhu ka ostetakse kinnisvara, aga jah, ma ei tea, kuidas seal see eluolu on täpselt. Nii, aga millised on suurimad erinevused siis kinnisvara ostmisel Eestisse või Hispaaniasse, et võib-olla me tõmbame selle väiksemaks on ju,
et pigem rohkem sinna Costa del Soli või ma ei tea, kuhu sa rohkem nii-öelda sinu mingid tuttavad või kliendid ostavad? Ja mina teenindan kliente ikkagi Costa del Soli piirkonnas, aga ütleme nii, et ma usun, et see kinnisvara ostmise protsess on suhteliselt sarnane kogu Hispaanias. Ainuke asi, mis võib siis natuke erineda, on mingid teatud maksud. Aga mis on sarnane, mis on erinev, üks sarnasus on kindlasti see, et notaritehingud vormistatakse samamoodi notaris nagu meil Eestis, aga tehinguprotsess ise on nagu selles mõttes minu meelest nagu ostjale üsna nagu turvaline ja selge, et alati kaasatakse advokaat, kes siis selle objekti, mida inimene tahab osta, see kinnisvara, ta teeb põhjaliku taustauuringu sellele, et kas seal on mingeid probleeme, kas seal on midagi, millega peab arvestama, kas seal on mingeid võlgnevusi, kõik asjad kontrollib järgi, annab selle info sulle kandikul ette ja siis sa saad tegelikult otsustada, et kui seal on tulnud ikkagi mingi väga suur üllatus välja, siis sa saad tegelikult sellest tehingust veel taganeda ja oma broneerimistasu tagasi. Kas seda tehakse notaris või see on eelnevalt lihtsalt mingi hetk see advokaat teeb sinu jaoks tööd või kes selle kinni maksab? Jah, selle maksab kinni ikkagi ostja ise ja meie piirkonnas on see siis 1% tehingu hinnast on advokaaditasu. Kas seda peab võtma kindlasti? Jah, kindlasti, et mina ei soovita omal käel küll mitte midagi teha, et kindlasti on advokaati vaja, et ta aitab kõik asjad ära teha alates niiest ja talle võib teha. Mis asjast? Nie, mis on siis nagu meie mõistes nagu selline isikukood või tunnus või siis kui ettevõttele osta, näiteks Eesti ettevõttele osta, siis on vaja NIF-koodi, see on siis ka jälle nagu nii-öelda maksukood, mille järgi siis neid ettevõtteid või eraisikud identifitseeritakse. Ja siis ühesõnaga advokaat teeb kõik need asjad ära, et näiteks kui meie oma esimese kinnisvara sinna ostsime, siis me olime jõudnud juba Eestisse tagasi tulla ja me leidsime selle objekti, me teadsime seda community't, me teadsime piirkonda ja me ostsime selle korteri või tegelikult oli nagu ridamaja boks, ostsime ära niimoodi, et me isegi ei näinud seda. Ja meie advokaat tegi kogu tehingu meie eest ära. Me tegime talle volikirja ja me lendasime sinna kohale alles siis, kui me saime võtmed. Et ka niimoodi saab tegelikult tehingu ära teha, et ei pea ise kogu aeg koha peale kohale tulema. Kas sellist notarit on ka seal võimalik teha, ehk sa kohale ei lähe, aga üle veebiteed? Kahjuks ei ole ja see on nende jaoks täiesti ulme, et kui ma olen nagu rääkinud, kuidas me Eestis neid tehinguid teeme, siis see on midagi, millest nad üldse aru ei saa. Ja see ka, et see tehinguprotsess on tegelikult nii palju pikem kui Eestis. Et kui ma täna näiteks Eestis leian objekti, mida ma tahan osta, siis põhimõtteliselt me võime ka homme notarisse minna, kui notar on võimeline nii kiiresti vormistama, eks, aga Hispaanias ikkagi see protsess, ütleme minimaalselt võtab 6 aega. Ja kui võetakse laenu või mis iganes põhjusel, siis see võib olla veel 2-3 kuud, isegi 4 kuud on mul olnud tehing, et kus pannakse siis viimane notari kuupäev tunduvalt pikemalt nagu edasi ja Hispaanias on veel see asi, et kui Eestis näiteks käid notaris ära, sa võid ju kokku leppida, et sa saad korteri võtmed alles 2 nädala pärast või 6 aja pärast, millal iganes inimene sealt välja kolib, aga Hispaanias see nii ei ole, et ikkagi notari päeval notaris sa saad võtmed, et keegi sinna enam elama ei jää, et siis on juba kindlasti kinnisvara vabastatud. See on tõesti nagu teistmoodi, et meil lepi lihtsalt kokku, et kuidas sa ise saad. Nii, aga kas notari, mul nüüd jooksis kokku, pane sinna märge. Tahtsin midagi küsida. Kas lisaks siis ütleme advokaadile on ju tõenäoliselt ka vahendajatasu ehk siis maakleritasu? Et kas need protsendid on analoogsed nagu on Eestis või kuidas üldse seal mingid tasusid näiteks makstakse? Ostja müüa vahel ma mõtlen. Jaa, see on väga hea küsimus, et tegelikult üks asi, millest paljud eestlased aru ei saa ka, mis moodi see süsteem seal toimib, on väga erinev sellest, kuidas Eestis maaklerid toimetavad. Ehk et tegelikult on sarnane sellisele Ameerika süsteemile, meil on selline ühine andmebaas maakleritel, kus on kõik piirkonna pakkumised olemas ja nüüd, kui sina näiteks ostjana valid endale maakleri välja, siis see maakler näebki sealt andmebaasist kõiki piirkonna pakkumisi ja lepib need vaatamised kokku.
et tegelikult ilma maaklerita ei olegi seal Hispaanias midagi väga võimalik teha, et igal juhul soovitan leida usaldusväärse maakleri, kellega tundub, et suhtlus ja koostöö sujub ja siis minna temaga lõpuni, et tema otsib siis seda objekti nii kaua, kui see sobilik on leitud ja käib siis vaatamas, kas koos kliendiga või vahest on ka see, et kui klient on juba jõudnud ära minna, siis on vaja teha video viewinguid, nii-öelda virtuaalvaatamisi ja niimoodi siis otsitakse, et ja ma saan aru, et ka müüjad ise ei müü, vaid neil on samamoodi maaklerid. Ja, et igas tehingus ongi 2 maaklerit, on ostja esindaja maakler, on müüja esindaja maakler. Ja tegelikult nüüd, kui rääkida vahendustasu, siis selle vahendustasu maksabki kinni tegelikult müüja maakler või müüja. Ehk et ta on selle ostuhinna sees ja see on alati üldjuhul alati 5% pluss käibemaks Hispaanias. Ja see jagunebki siis selle 2 maakleri vahel, nii et sinule kui ostjale näiteks mingit lisatasu ei rakendu. Et see maakleri teenuse kasutamine on tegelikult selle ostuhinna sees ja igal juhul on mõistlik kasutada siis seda ostumaaklerit, sellepärast et siis on ka ostja huvid kaitstud, sest et müüja maakler ikkagi hoolitseb ainult müüja huvide eest. Kas allahindlust tasub ka kaubelda või? Jaa, kindlasti, absoluutselt, et seal on see täiesti tavaline. Et kaubeldakse. Jaa. Sul on kindlasti küsitud ka, et miks just Hispaaniasse, et ongi näiteks võib ju Itaaliasse osta või Portugali, et mida sa tooksid Hispaania eelisena välja? Nüüd Costa del Soli puhul ma jällegi tooksin välja päris mitmeid eeliseid. Üks on kindlasti see, et ka Eestist on väga lihtne sinna lennata, meil on Air Balticuga otse lennud, praegu on minu meelest 3 korda nädalas ja nad aegalt muudavad neid, vahest on vähem, vahest on rohkem. Aga üleüldse igalt poolt Euroopast on väga hea otseühendus ja mitte ainult Euroopast, nüüd on lennud ka Ameerikast ja siis Araabia poole pealt ehk et tegelikult on seal hästi suur nõudlus ka näiteks üürimise järgi, ükskõik kas me räägime siis lühiajalisest üürist või pikaajalisest üürist, ehk et investeeringu mõttes on kindlasti väga kasulik seda kinnisvara seal omada, isegi kui ise ei kasuta, siis saad välja üürida ja muul ajal siis ütleme näiteks, kui talvel on soov ise tulla päikese kätte vahepeal nautima seda elu seal, siis on jälle see võimalus ka. Ja üks asi on siis see väljaüürimise aspekt, teine asi on see, et kes tahavad tulla siis pikemaks ajaks, kellel on lapsed, et seal on ütleme Malagast kuni Soto Grandeni välja, seal on üle 20 rahvusvahelise kooli kohe kindlasti, kuhu on võimalik oma laps siis kooli panna ja samuti on seal tegelikult olemas ka Eesti see iseõppekeskus, et paljud Eesti lapsed siis kasutavad ka seda võimalust. Kas seal kinnisvara ostmiseks pead sa kuidagi seal elama või sul mingi elamisluba olema või sa võid lihtsalt, ma elan Eestis, ma tahan osta ja saan osta või peab, sa ütlesid see kood on ju, kas seda on lihtne nagu saada või? Seda ei ole üldse keeruline saada, seda võib taodelda ka siin Hispaania saatkonnas Eestis, aga üldiselt meil klientidele, kui keegi ostab, siis teeb juba advokaat koos selle ostuprotsessiga selle nii ka ära, et sellega ei ole otseselt vaja kiirustada. Kuidagi piiranguid ei ole, et kui sa hispaanlane ei ole või kuidagi seal, ma ei tea, mingit seost ei oma, et sa võid ikkagi saad osta vabalt kinnisvara. Jaa, täiesti vabalt ja et ainult maksustamine on natuke erinev siis Euroopa Liidu kodanikele ja mitte Euroopa Liidu kodanikele, aga muidu mingit takistusi küll ei ole. Ja ütleme siis selle poole pealt veel, et miks sinna osta, et kindlasti see 320 päeva aastas päike ja kogu see elustiili pool, et ikkagi väga paljud, kes on sinna kinnisvara ostnud, nad tulevad ja naudivad seda ise ka aeg-ajalt. Sa mainisid maksustamise poolt, et mis erinevus siis on? No maksud on Hispaanias muidugi hästi sellised, see on väga huvitav pool, et ma olen endale üritanud seda igatipidi selgeks teha, et saada aru, kuidas seal kõige parem toimetada on. Aga maksude poole pealt seal on mitmed maksud, mida meil Eestis näiteks üldse ei ole. Et üks asi ongi see, et kui me räägime näiteks ostmisest ja ütleme näiteks ostuhind on, ma ei tea, 200 000, siis tuleb arvestada, et kuskil 20 000 tuleb veel lisaks maksta. Ehk et kogu kulu on 220 000. Et seal on selline asi nagu property transfer tax, mis on siis 7% Andaluusia piirkonnas.
erinevates Hispaania piirkondades võib ta natukene erineda, osades on ta isegi kõrgem. Nii et see on nagu üks maks, mis lisandub ja siis tuleb jah, see advokaaditasu, nii et noh, kokku kuskil jah 10% on siis lisaks ostuhinnale tuleb arvestada. Ja lisaks siis veel on selline maks nagu IBI, mis on siis see kinnisvaramaks. Ja ma just mõtlesin, et meil Eestis ei ole harjunud väga sellise kinnisvaramaksuga. Ja täpselt. Ja siis on veel selline tore maks nagu non-resident tax, mis on siis selline maks, mida makstakse siis, kui korterit välja ei üürita, ehk et nad võtavad maksu siis oletatava üüritulu pealt. See on selline arvutus, mis siis võetakse aluseks selle kinnisvara katastri väärtus ja siis sealt teatud protsent ja siis sealt omakorda veel teatud protsent, mis siis iga aasta makstakse selle kinnisvara pealt, kui seda välja ei üürita. Mis selle mõte on, et just soodustada, et nad üüriks välja? Kui sa välja üürid, kas sa siis pead maksma? Välja üürides tuleb siis maksta tulumaksu, mis on 19%, aga see on selles mõttes hästi tore, et sealt saab kõiki mahaarvamisi teha põhimõtteliselt. Et kui sa näiteks korterisse ostad mingeid asju, suuremad asjad saab nagu amortida, väiksemad saab otse maha võtta ja siis samuti kommunaalkulud, kindlustus, kõik sellised, näiteks ka haldustasu, kui on haldur, kes haldab, et kui on arved peavad loomulikult korrektselt olema vormistatud enda nimele, kui on korter enda nimel, siis enda nimele, kui on ettevõtte nimel, siis peavad arved ettevõtte nimel olema ja saab need maha arvata ja siis puhta tulu pealt makstakse siis 19%. Aga kui palju see kinnisvaramaks on, mida siis ma saan aru igal aastal maksad? Jah, et see oleneb jällegi kinnisvara enda sellest katastri väärtusest ja ütleme näiteks, ma toon näite, et ütleme 2 magamiste, 2 vannitaga korteri puhul kuskil Miihase regioonis näiteks, ta võib olla kuskil 500 eurot aasta. Kui nüüd ostad või kas on mõistlik osta sellist juba korralikku korterit või mingit uut, kus on kõik korras, mis on tõenäoliselt kallim, või osta sellist kehvemas seisukorras, proovida sellist flipimist selles mõttes ka, et võib-olla iseenda jaoks tegelikult, et teha seda korda, et mida sina soovitad ja millised võib-olla erisused on siis seal korteri renoveerimisega? Ja see on tegelikult üks asi, mis võib-olla eestlaste puhul kõige rohkem on selline, et nad tulevad teatud eeldusega, et seal saab sama kvaliteeti, mis siin Eestis, aga kohe kindlasti ei saa, isegi uusarenduse puhul mitte. Et see kvaliteet on seal ikkagi hoopis teistsugune ja seetõttu tõesti, kui on soov saada sarnast standardid, nagu me oleme siin Eestis harjunud, siis on võib-olla kõige parem ikkagi teha ise see full reno läbi, mis muidugi tähendab häid ehitusmehi ja head koostööpartnerid seal koha peal, sellepärast et muidu seda kaugelt hallata on suhteliselt keeruline. Aga jah, et siis saab täpselt selle, mida ise soovid. Et isegi kui see korter on juba renoveeritud või mingil määral renoveeritud, siis enamasti see ei ole see standard, mida meie eeldame või soovime, et ikkagi on vaja seal teha veel midagi ja kobestada ja investeerida, et lõpuks võib-olla tulebki kõige mõistlikum nagu täielikult teha. Aga kas seal võib ise teha näiteks, alati mul on kuldsed käed, et ma tean, et näiteks Ameerikas sa ei tohi põhimõtteliselt midagi ise teha, et sa pead kutsuma alati nii-öelda töömehe, et see on kuidagi sisse kirjutatud, et kõigil oleks tööd. Ja tohib küll ise teha minu meelest, et selles mõttes ainuke asi on see, et iga asja jaoks on vaja luba võtta kohalikust omavalitsusest, et põhimõtteliselt on vaja luba ka seinte värvimiseks võtta, on ju. Kui paljud seda tegelikkuses teevad, ma ei tea, aga põhimõtteliselt on igaks asjaks vaja ikkagi võtta luba ja maksta mingi äikemaks jälle muidugi. Aga kui kiiresti neid lubasid saab, et kas see võtab, ma ei tea, suvekuudel võib-olla samamoodi on manjana ja puhkused ja midagi ei toimu või käib see üsna kiiresti? Üsna kiiresti käib ja, et oleneb piirkonnast, et ütleme näiteks Miihase regioonis seal võib minna mõned päevad kuni nädal, aga Marbella on jällegi natukene selline aeglasem, et seal võib minna paar nädalat. Et see on meie enda selline kogemus siiamaani olnud. Ma ei mõtlema, et sa ütlesid, et kõiki neid kulusid saab ka maha arvestada, et kui ma nüüd ise seda remonti teen, siis ma ei saa ju midagi maha arvestada
kui ma just mul ei ole ettevõtet, vaata, et ma ütlen, et nii palju tunde panin siia sisse ja see maksab nii palju, on ju. Ja see ongi näiteks maha arvestamisest me räägime ka siis, kui hiljem näiteks kinnisvara läheb müüki ja siis on samamoodi ju tekib kasum tõenäoliselt. Ja kasumi pealt tuleb samuti maksta maksu 19%. Ja seal on samamoodi jällegi see, et on need arved vaja korrektselt vormistada, aga seal on ka jälle teatud erisused, et näiteks seinte värvimist ei saa maha arvata, sest see on siuke nice to have asi ja väga keeruline on tõestada, et kas sa neid värvisid ja millal sa värvisid, võib-olla pesid lihtsalt seina puhtaks, on ju. Et mingid sellised erisused, aga suuremaid, ütleme näiteks paned uued aknad või nagu teed korterit, ütleme natukene siis ökonoomsemaks ja vahetad, ma ei tea, konditsioneerid ära või mingid sellised suuremad asjad, et neid kõiki saab nagu kuludesse panna. Ja samuti sisse ehitatud mööbel ja sellised asjad, mis sinna korterisse nagu nii jäävad ja seda väärtust siis korterile lisavad, et neid saab maha arvata. Kas neid, ütleme, töömehi on seal lihtne leida või just sellised, kes siis teevad seda vastavalt sinu standardile? Tegelikult on sinna täna juba tekkinud päris palju eestlaste selliseid töömeeste tiime ka ja me ise näiteks ka teeme koostööd just Eesti meestega, aga nad on täielikult ka sinna kolinud, nendel on Hispaania ettevõte ja nad toimetavad seal täiesti niimoodi koha peal, et nad ei ole päris nii, et eile tulid ja nendele, sest et mis ongi oluline, et sul on vaja ikkagi korrektset arvet sellelt töömehe käest saada, et ükskõik, kas hakkad välja rentima või müüd edasi, sul on ikkagi vaja neid kulud pärast maha arvata ja seetõttu on mõistlik, et on selline inimene, kes koha peal ikkagi nagu legaalselt toimetab selles mõttes. Aga kuidas hinnatasemega on, ütleme, ehitamine siin, ehitamine seal, et on seal kallim, soodsam? Ma ütleks, et umbes sama, et ei ole väga suurt hinnavahet. Kas oled kindlasti klientidega arutanud ka, et millal on mõistlik üürida ja millal on siis mõistlik see osta, et kui näiteks 4 kuud seal talvel tahan elada, et kumb see mõistlikum on? Ja näiteks meie näitel oligi see, et me saime aru, kui me 4 kuud seal talvel olime, et kõige suurem kulu selle kõige juures ongi just see rendikulu. Et need üürid on seal kallid isegi madalhooajal, ja seal on üks huvitav rusikareegel, et näiteks kui ütleme suveperioodil on kõrghooajal, siis on nädalarent 1500, siis talvel on kuurent 1500. Ja hooaeg on siis ütleme kuskil munade pühadest on ju, see aasta olid need aprilli lõpupoole või keskpaiku, kuni siis ütleme oktoobri lõpuni on nagu kõrghooaeg ja siis ülejäänud on siis see madalhooaeg. Ja me saimegi aru jah, et see rentimine on päris kallis, et kui me tahame niimoodi iga talv käia, siis see on kulukas ja teine asi, et tegelikult suvel võib ikka selle korteriga teenida väga-väga hästi. Et kui on võimalus investeerida, siis kindlasti tasub osta. Aga mõtlen suve lõpus või ma ei tea augustis, on seal tõenäoliselt väga-väga palav üldse olla. Ja seal on väga-väga palav, juuli-august on väga palav, aga siis on puhkused ka kõikidel näiteks hispaanlastel endal, et siis on enamasti väga suur hulk klientuurist tulebki kuskilt näiteks Madridist tulevad sinna alla puhkama, samuti teised lähiriigid, et Portugal, Prantsusmaa, vot sealt tulevad need kliendid, et nad on ikkagi oma regioonis põhiliselt nagu puhkavad. Nii nagu meile minnakse Pärnusse. Jah, täpselt. Kuigi me ei tea, kas seal on soe või ei ole, aga loodame, et on. Et ma saan aru, et ise ka proovisite erinevates kohtades seal üürida, et aru saada, kus võib-olla on mõnusam, mugavam. Mis kohas enda jaoks oled seal leidnud või mis need võib-olla jällegi need plussid ja miinused on, mida sa nägid? Meie oleme nüüd elanud Mijas regioonis ja praegu elame East Marbella regioonis, Elvirias. Et tegelikult see ongi see koht, mis meile võib-olla kõige enam meeldib, et see ei ole päris siuke, see ei ole nagu kuskil linnakeskkonnas, aga samas sul on kõik käejala juures ja kuna me haldame ise ka seal piirkonnas siis klientide kortereid ehk üürime neid lühiajaliselt välja ja need objektid on meil seal kõik ütleme sellise 10-15 minuti autosõidu kaugusel, et siis see ongi meie jaoks kõige sobivam piirkond hetkel ja seal meil tõesti nagu väga meeldib. Aga mis üldse Hispaania kinnisvaraturul praegu toimub, et mis tasemel on hinnad,
ja noh, võib-olla tõesti, et mis see perspektiiv on, ega me tulevikku ei tea, aga noh, võib-olla võrreldes ajalooga, et kus need hinnad praegu on? Ja hinnad on viimase 3 aasta jooksul, kui meie seal oleme nüüd olnud, ikkagi väga märgatavalt tõusnud ja seda ei ole näha, et see hetkel kuidagi peatuma hakkaks, et endiselt on ikkagi nõudlus niivõrd suur ja just nõudlus ilusate remonditud asjade järgi, mida turul on ülivähe. Sest enamik inimesi, kes sinna ostab, kui me nüüd jätame eestlased välja, võib-olla eestlased on sellised tublimad ja on valmis oma kätega ka midagi ära tegema, aga üldiselt välismaalased, kes sinna ostavad, nemad tahavad ikkagi saada juba valmis asja, kuhu nad saaksid tulla oma kohvriga, mugavalt juba nautida ja muul ajal välja rentida võib-olla ka, aga jah, selliseid tooteid turul väga palju ei ole, et ikkagi on vaja seal alati midagi nagu teha. Aga kui palju läheks umbes raha vaja, et osta selline 2 magamistoa ja vannitoaga korter, et ma saan aru, et seal on, meie jaoks võib-olla mingi hetk oli väga võõras, et miks neid vannitubasid nii palju peab olema, aga mulle tundub, et mida vanemaks saad seda, siis sa saad aru, et miks on väga mugav ja selline privaatne. Ja ma olen täitsa nõus, et meil on ka abikaasaga saanud see, et alla 2 vannitoa enam nõus ei ole, et kummagile oma vannituba. Aga jaa, klientidul ka samuti, et noh, kes üürivad, ütleme, et kui sa tuled nagu, kas sa tuled siis ütleme võib-olla 2 perega või tulevad mingid sõpruskonnad või võib-olla on lapsehoidja või vanavanemad kaasas, et ikkagi on mugav, et sul on mitu vannituba, et selles suhtes jah, see 2 magamistuba ja 2 vannituba on siuke kõige nõutum toode turul, et kui meil võib-olla investor ostab tavapäraselt 1 magamist ja 1 vannitoaga korterit, siis seal on 2 vannituba, 2 magamistuba selline kõige minevam toode nii-öelda. Ja kallis see võiks olla siis? Ja hinna poolest noh, ongi viimased aastad on hinnad läinud ülespoole ja noh, ütleme sellepärast me ise ka sellel turul toimetame ja natukene flipime ka, et see turg päris hästi seda täna toetab. Et Eestis on hetkel see periood möödas, kus turg ütleme flipimist toetab, aga seal praegu ikkagi läheb kõik veel ülesmäge. Ja mis ta siis maksta võib, ütleme niimoodi, et noh, alla 250 000 ei ole küll mitte midagi teha. Et üks viimaseid asju, mis ma müüsin, oli 241 000, aga seal oli siis 2 magamistuba ja 1 vannituba, aga hinna sees oli ka garaaž ja panipaik tegelikult. Ja see oli isegi võrdlemisi heas seisukorras, kuigi jah, uued omanikud vahetasid seal tegelikult mööbli veel täielikult välja, aga noh, köök ja vannituba kõik olid ikkagi remonditud ja väga heas seisukorras. Et see oli selline hea leid turult, aga üldiselt jah, alla 250 ikkagi väga ei ole seal Costa del Solis midagi teha. Et on teisi Hispaania piirkondi, noh Costa Blanca, kus kindlasti saab soodsamalt, aga jah. See võrgustik ja kogu see, jah, et need võimalused on erinevad lihtsalt. Ja, et see piirkond on läinud lihtsalt niivõrd populaarseks, et tänu, aga noh, ütleme selle sõja tõttu. Sõja jah, ja see COVID ka veel. Ja COVID ka, jah, et ikkagi seal on väga palju erinevaid välismaalasi, diginomaade, kes sinna kolivad ja naudivad seda kliimat ja seetõttu jah, need hinnad lähevad ülespoole ja ka ameeriklased on enda jaoks Costa del Soli leidnud, et ütleme, et kliima on suht sarnane näiteks Miamiga, aga hinnavahe on väga suur. Nii ütleme siis kinnisvara ostmise mõttes kui ka muidu seal elamise mõttes ja olemise mõttes on ikkagi väga palju soodsam. Aga mõtlen, kui sa siis ostadki ära selle, et mis selle kinnisvara tootlus võiks olla või millega võiks umbes arvestada, et noh, see on siis eeldusel, et sa on ju üürid seda mingil ajal välja ja mingi aeg oled ise. Jah, täpselt. Et eks see tootlus kindlasti oleneb väga palju sellest ka, et kui palju ise kasutada. Aga nagu ma ennist ütlesin, et ma olen ise väga suur Exceli fänn ka, et siis ma tegelikult neid tootluse kalkulatsioone ostjatele, kes minu poole pöörduvad, ma teen ka, kes soovivad välja üürida, et ma just aitangi siis valida selle objekti, mis võib-olla endale nagu meeldiks, aga mis oleks kindlasti ka edukas üürikorter. Ja need arvutused, mis ma olen siiani teinud ja nüüd ka ütleme siis mingisugused objektid on juba esimene aastaring täis saanud, mis ta on olnud meil halduses ja üüris. Et esimene aasta jääb see tootlus kuskil alla 8%, aga järgmisel aastal kindlasti üle 8%.
väga hea tootlus ja ma arvan kinnisvara mõttes versus Eestis on siin kindlasti leiab nii ja naapidi ka, aga pigem ma arvan päris hea. Ja kindlasti on hea, et turism on seal aasta-aastalt, ütleme need Covidi eelsed turismirekordid on 2023 ja 2024 juba täiega üle tehtud ja 2025 ikkagi prognoositakse sama edukat aastat ja Marbella sai ka Euroopa parima destinationi või sihtkoha tiitli aastal 2024, et see oli ka siuke hea turundus tegelikult. Tõmbab magnetikana jälle külla või neid külge inimesi. Kas sa ise teenindad, ütleme, erinevaid kliente või ainult eestlasi? Ma üldiselt teenindan erinevaid kliente, aga kuna ma ikkagi Eestiga olen nii tihedalt seotud, et My Home kinnisvarabüroo meil ka Eestis endiselt toimib, kust paljud kliendid siis tegelikult minuni jõuavad, et väga paljud on siis aru saanud, et võib-olla ei tasu kõiki munasid ühes korvis hoida, et võib-olla Eestis midagi ära müüa ja osta siis teine selline investeering kuskile päikse alla ja niimoodi nad minuni jõuavad. Jah, või mingi pesa on ju, et kui kuidagi jamaks siin läheb, et siis on kuhu ikkagi minna. Kas sa näed, et see trend on kuidagi kasvamas või hakkab see natukene juba vaibuma või? Ma mingi aeg arvasin et küllap ta ühel hetkel ikkagi vaibub. Et võib-olla see hetk on juba käes, aga nüüd kui sai Trump võimule ja jällegi nüüd ma näen seda vägagi palju nagu elavnemas taas, et paljud, kes ennem ütlesid, et ma ei lähe selle Hispaania hullusega kaasa, et nüüd on ikkagi ühendust võtnud ja öelnud, et ikkagi nüüd ma tahaks ka, et võib-olla ma olen juba lootusetult hiljaks jäänud, aga nüüd ma tahaks ka osta midagi, Kindlasti sa näed palju, et inimesed tulevadki nii-öelda ajutiselt, nii nagu teie läksite ja siis jäävad pikemaks ajaks, aga kas sa oled näinud ka juba sellist tagasiliikumist või on mingid inimesed, ma ei tea, pettunud, et siin on juba nii palju inimesi või on see pigem ainult ühesuunaline liiklus? Nii ja naa, et kellel on lapsed ja ütleme, kui lapsed on juba mingis teatud vanuses, et nendel on juba siin Eestis olnud, ütleme mingi oma sõbrad ja käinud siin koolis, et siis võib olla keeruline kohaneda ja siis laste pärast minnakse tagasi. Kui lapsed on väga väikesed ja nad lähevad seal nagu esimest korda kooli ja niimoodi, et siis nad kohanevad väga kiiresti ja üldjuhul seda tagasiminekut nagu ei ole. Ja võib-olla osad inimesed ka mõtlevad, et Hispaanias ongi kõik hästi lihtne, et tulen ja kõik töö ja kõik ootab mind, eks, aga tegelikult see ju päris nii ei ole. Et see võib-olla on ka osade jaoks ikkagi lõpuks nagu takistus, et ei suudeta võib-olla endale tagada seda sissetulekut seal, et nagu ma ütlesin, Costa del Solis eriti on just see elamise kulu kõige suurem. Kas sa mõtled nüüd, toit ei ole nii kallis, ma saan aru, pigem just need jooksvad maksud või tasud või? Just elamise leidmine ka, et pikaajalist üüri on üleüldse väga keeruline leida ja näiteks ka rahvusvaheliste koolide ümber on väga suur nõudlus, ütleme pikaajalise üüri korterite järgi, aga väga ei ole pakkumist, kuna seal on üüriseadused veel rohkem omaniku või selle üürniku poolel kui meil Eestis näiteks ja seal on, tekib kohe siis õiguse inimesel elada seal kuni 5 aastat. Et kui ta välja ei lähe, siis ta ei lähe ja tal on täielik õigus mitte minna. Et selles suhtes on see pikaajaline üür seal väga keeruline ja sellepärast tahavad enamik inimesi lühiajaliselt välja rentida ja lühiajaliselt soovivad ka need välja rentida, kes vahetevahel tahavad ise kasutada, nii et siis ongi nagu keeruline leida seda elamist üleüldse. Kas need rahvusvahelised koolid, need on kõik tasulised, ma eeldan? Minu teada küll, jah. Aga kohalikud koolid, kui sul hispaania keel juba kuidagi suus on? Jaa, isegi nad panevad niimoodi kooli, et see hispaania keel veel ei ole lapsel suus, et kindlasti on raske, aga see tuleb üsna kiiresti, nii et ja need on täiesti tavalised riiklikud koolid, et need on tasuta. Räägime korra finantseerimisest ka, et tore on küll niimoodi mõelda, et kui raha on olemas, miks mitte lähed ja investeerid, aga et kui tahaks siis laenuga finantseerida, et ma tean, et Eesti puhul ka, et kui sul maksevõime võimaldab ja Eestis on näiteks olemas ka tagatis, siis saab vabalt ka Eesti pangast siis võtta kodulaen näiteks või kodukapitalilaen, kinnisvara tagatisel laen. Ja sa saad seal nii-öelda osta selle, aga kui nüüd ei ole Eestis, ma ei tea, tagatist anda või see juba sul on kodulaenu maksimum võetud,
et ma ei tea, kui lihtne on Hispaaniast näiteks laenu saada või üldse seal pangakontot avada, et kui sa juba, ma ei tea, lähed sinna elama, sul, ma ei tea, töö on näiteks veel Eestis on ju, aga saad kaugtööd teha. Kui lihtne see protsess on? Laenu saab ka Hispaania pangast, aga mina enamasti ikkagi alati soovitan, kui ise hispaania keelt ei räägi ja neid kohalikke olusid seal ei tea, võtta laenumaakler. Selline teenus on täiesti olemas, kes siis kogub kõik vajalikud dokumendid kokku, küsib kõik küsimused, mis vaja on ja saadab siis kõikidele pankadele selle info laiali ja võtab pakkumised, nii nagu võetakse kindlustuspakkumised, eks. Ja siis sa saad neid pakkumisi võrrelda ja valida sealt siis endale meelepärase, millega või kellega edasi minna. Et mina kindlasti soovitan seda teenust kasutada, et ise omal käel minna panka. Juba ainuksi see pangakonto avamine on ikkagi paras kadalip, mis läbi teha, et samamoodi väga palju dokumente küsitakse ja eestlastel on üldse kuidagi väga palju keerulisem seal, et kas just eestlastel või üldse välismaalastel? Eestlastel, et mul oli seal väga tore pangateller, kelle juurde ma kõik eestlased alati viisin ja siis ta ühel hetkel ütles, et nii, et ära Kerti mulle palun rohkem ühtegi eestlast too, et minul sai eestlaste kvoot täis. Et jah, et väga palju lisatööd pidi olema eestlastega, et iga aasta jälle pank ülevalt poolt tulevad need küsimused, et jälle eestlane peab esitama oma mingid tuludeklaratsioonid ja igasugust lisainfot. Raha päritolu ja kõik. Ja. Okay, aga kui kaua see umbes aega, ma ei tea, sul näiteks võttis pangakonto avamine? No mul läks ikkagi võrdlemisi kiiresti, et ma asutasin seal ka kohaliku ettevõtte ja siis nad nägid juba, et okei, et ma tahan seal nagu ja meil oli juba siis kinnisvara olemas ja mitmeid põhjusi, miks seda pangakontot igal juhul nagu vaja on, et sa seal koha peal toimetad. Aga ongi, et kui sul näiteks ei ole see kinnisvara veel ostetud ja lähed lihtsalt jalutad panka sisse, et tahad pangakontot saada, siis nad nii lahkelt seda küll avama ei kipu. Aga kui on kinnisvara olemas, et siis tegelikult see pangakonto olemasolu on hädavajalik, sest see on ka jälle üks Hispaania selline huvitav eripära, et näiteks sa ei saa ise oma kommunaalarveid tasuda selliselt, et need kõik võetakse, debiteeritakse otse kontolt. Elekter, kommunaalid, isegi internet, et selle arve peale ei ole isegi kontonumbrit, kuhu midagi kanda. Nii et, aga Eesti Panga kontolt niimoodi otse debiteerida ei saa ja siis on ikkagi kindlasti vaja seda kohaliku pangakontot ja sealt pangakontolt lähevad maha ka näiteks IBI ja sellised kõik kohalikud maksud. Et selle jaoks on seda kontot kindlasti vaja. Päris huvitav on ja täitsa teistmoodi. Nii, aga kui ma saan, ma ei tea, konto tehtud on ju, et võtangi seda laenu sealt, et siis ongi see tagatiseks jääb tõenäoliselt see kinnisvara seal, aga et see neile sobib, et näiteks mul see palk tuleb Eestist, et ma teen tööd näiteks, ma ei tea, IT-ettevõttes või? Ja see absoluutselt sobib, et seda samamoodi tõestad ära, et sa saad palka ja kaua sa töötanud oled ja kõik see pool, et samamoodi nagu Eestis ja see neile sobib. See protsess on ka veidi võib-olla pikem kui Eestis või? Kindlasti, väga palju pikem, et ma ei ole ise seda protsessi läbi teinud, ma ei oska öelda, aga mul üks klient ütles küll, et kui ta alguses sai selle nimekirja, mida ta kõike peab saatma ja esitama, et siis tal tekkis see siuke natuke, et löön käega ja vaatan kuidagi muud moodi, aga siis ta ikkagi seal midagi seal täitis ja saatis, aga minu meelest ta ikkagi lõpuni selle protsessiga jõudnud, et võttis kas Eesti Pangast või oma vahenditest, et jah, et vahel, kui mõned kliendid kurdavad, et issand jumal, mitu päeva läheb aega selle avamisega või mingi asi võtab aega, siis ma vahel mõtlen, et minge käige kuskil välismaal ja püüdke seal, et sa võid pool aastat mingit asja muudkui aga esita pabereid ja ikka pole piisav, on ju. Et me oleme siin nii harjunud, et kõik käib niimoodi hetkega. Ja ma ütleks, et isegi natuke liiga harjunud, et vaata, kui Eestist lähete Hispaaniasse, siis ongi, et sa lähed selle mindsetiga, et kõik peaks juhtuma eile, aga seal ei juhtu mitte midagi kohe, et seal ei juhtu homme ka ja kui järgmine nädal ka ei juhtu, siis see on ka okei, et sa harjud sellega nii ära, et sa saadki aru, et Eestis natuke inimesed võib-olla stressavad üle või rabelevad üle, et see enda selline mindset läheb ka nagu palju, muutub hästi palju nagu ajaga, et räägigi sellest natuke ka, et mida sa ise näed kõrvalt, see on see sama, et me siit teeme hästi kuidagi kiiresti, tempokalt, kõik peab kogu aeg eesmärgipärane olema, et mida sina näed, et mis sinul muutunud on?
ja ühest küljest mulle loomulikult meeldib see, et asjad juhtuvad kiiresti ja kuidagi jah, eesmärgipäraselt. Aga teisest küljest jälle see tekitab endas ka hästi palju sükest pressure'it ja stressi võib-olla teinekord. Et mis minu jaoks on küll hästi palju muutunud, et ma tegelikult tunnen, et ma olen palju õnnelikum inimene seal Hispaanias. Et seal kuidagi jah, asjad juhtuvad nagu sellise oma flow'ga, et sa lähed sellega nagu kaasa ja sa ei mõtle liiga palju üle. Et ja ongi, et kõik asjad võtavad kõvasti rohkem aega kui siin Eestis ja selle karjub ära ja see on täiesti okei. Mul üks sõbranna läksin, issand juba peaaegu siin üle 10 aasta tagasi, läks Hispaaniasse ja ma mäletan esimene aasta, kui ta oli ära elanud sealt, ütles, et tead, üks asi on täiesti teisiti, et kui ma nüüd lähen puhkusele, mul on ükskõik, kas seal puhkusel olles on päikest või ei ole. Et ma olen nii-öelda laetud sellest, et kui tavaliselt eestlane läheb, ta ikkagi seal peab ilus ilm olema, sest tal on seal päikese puudus, et seal sa tõesti nii-öelda oled harjunud, et homme on ka päike, et see ei olnud see viimane päev, on ju. Ja täpselt nii, et see puhkusele minemine on ka täielikult muutunud. Et varem ma ka kogu aeg janunesin reisimise ja puhkuse järgi, aga nüüd ma olen kogu aeg nii laetud, et mul ei olegi enam sellist tohutut vajadust nagu reisida, kuigi ma olen endiselt mulle reisida meeldib. Aga esmakordselt ma tunnen ka seda, et kui ma olen kuskil reisi peal, et ma igatsen nagu tagasi koju ja see kodu on seal, et mulle nagu niivõrd meeldib seal olla ja elada, et mul tekib see kodu igatsus, mida mul kunagi varem niimoodi ei ole olnud. Ma ei ole tundnud sellist asja enne. Räägi natukene ka oma sellisest igapäeva elust, et kas sul on mingi selline, ma ei tea, nädalasest tööd, nädalavahetus on vaba või on vastupidi, et sul just võib-olla tulevad nädalavahetusel kliendid või mis see sinu rütm on? Ja seda sellist sükest rutiini kui sellist väga ei ole, sest et need päevad ongi väga erinevad ja tihti käibki see selle järgi, et millal kliendid Eestist nagu kohale lendavad, et siis ma broneerin need päevad nende klientide jaoks ja tegelen nendega ja see võib vabalt langeda ka nädalavahetuse peale. Aga üks on kindel, et pühapäev on ikkagi Hispaanias pühapäev ja siis kõik puhkavad ja naudivad, lähevad randa ja on oma perega, et see on nagu selles mõttes hästi tore, et siis küll keegi tööd ei tee. Kas siis on poed ka kinni? Ja poed on ka kinni, ütleme suveperioodi nüüd kõrgooajal on ikkagi mõned toidupoed lahti, aga üldiselt kõik poed on ikkagi kinni ja me oleme abikaasaga ka kogu aeg nagu omavahel nagu arutanud või naernud, et tegelikult Hispaanias me elame iga päev justkui 1,5 päeva Eesti mõistes, et kui võrrelda on ju oma ajakasutust ja kõike seda, et talveperioodil on seal päevad loomulikult väga palju pikemad, sest kauem on väljas valge ja loomulikult on soe, et see juba iseenesest annab seda energiat niivõrd palju rohkem teha kõike, mida hingi ihkab, et selles mõttes see on hoopis teistsugune. Aga mõtlen, kui kinnisvara on sul juba soetatud seal, oletame, ja kui sa võrdad seda elatustaset, seal on muidugi on ju sissetulekud ka võib-olla teised kui meil Eestis või kuidas sa võrdled, et ütleme sissetulekud versus siis kulud? Ma arvan, et mul ongi seda natuke keerulisem võrrelda, sellepärast, et ütleme tavahispaanlane või ütleme mingi keskmine palk, ei ole seal ju väga suur, eks. Ja samas meie elame ikkagi selles kallis piirkonnas, kus on juba toidupoes hinnad kõrgemad. Aga kui sealt natuke väljapoole minna, siis kindlasti see nii ei ole, et see on natuke et öeldakse Marbella bubble, kus sa seal elad, on ju, et sa elad seal oma bubble'is. Aga jah, et muidu ütleme nii, et toit ju ei ole kallis, jook ei ole kallis, et seal on nii palju värsket kraami, värsket kala, värsket puuviljad, juurviljad, kõik on nagu väga-väga värske, et see toidu kvaliteet ja see on ka ikkagi väga super. Aga kus sa näed oma pensionipõlve? Vaat mina ei tee nii pikki plaane üldse. Et võib-olla kunagi ma mõtlesin nagu pikemalt, et mingid 5 aastaku plaanid ja nii, aga nüüd ma näen, et kui kiiresti tegelikult ka 1 aasta jooksul võib asjad ja ka enda soovid ja elu üleüldse muutuda, et siis ma planeerin ütleme ette siuke 1 aasta, et ma olen väga suur plaanide tegija ja seadja nii igakuiselt kui ka aastaselt, et ma alati panen omale mingisugused unistused ja eesmärgid kirja, aga jah, et ma ei ole nii kaugele küll mõelnud, et ma arvan, et ma mingisugune 5 aastat tagasi küll ei osanud isegi arvata, et ma võiks Hispaanias elada, aga nüüd on see reaalsus ja ma ei oleks isegi osanud seda soovida, eks.
ma arvan, et sa oledki sinna Hispaania moodi juba läinud, et elan siin ja praegu, vaatame, mis siis edasi saab. Jah, mingis mõttes küll, aga teisest küljest jällegi ma olen hästi kahe jalaga maa peal, et mul on vaja mingeid eesmärke ja asju, mille poole püüelda, et muidu läheb ka nagu igavaks, et ma selline päikse käes lebotaja ei ole, et ma ikka tahan kogu aeg toimetada ja. Ikka eestlane on ju. Ja ikka eestlane, et natuke peab ikka tööd ka tegema. Ma tean jah, et isegi paljudes kohtades hinnatakse eestlast, et ongi selline töökas ja eesmärgipärane. Aga eks see ongi erinevad vaated. Küsin veel lõpetuseks, kas kui nüüd mõni kuulaja mõtleb, et tahaks ka endale sinna, ma ei tea, kas siis osta või minna üürima või vaatama, et millest ta võiks alustada? No minu soovitus on see, et kindlasti leida endale hea maakler, kes sulle esmase sellise konsultatsiooni juba teeb, et mida sul kõike vaja on ja nii edasi. Et ma näen oma klientide pealt, et kõigil on tegelikult täiesti ühesugused küsimused esialgu ja et need saaksid nagu vastatud ja siis saaks hakata nagu otsima seda õiget objekti koos maakleriga ja maakleril on olemas ka kõik need kontaktid, näiteks kui on vaja seda laenumaaklerit või advokaati või hiljem ka mingid head kindlustusfirmat või siis haldurid, kes su korterit pärast haldab või ehitusmehi või mida iganes, et tegelikult ongi see esmane kontakt kindlasti maakler ja tihti siis see inimene on ka selline, kes sulle kogu selle järelteeninduse või vähemalt soovitab inimesi, kelle poole pöörduda siis, et ja võib-olla ongi sinna nii-öelda kohale lennata ka, vaadata, kas sulle see piirkond meeldib on ju või üldse seal ringi rännata, mis iganes need riigid seal on, et sul tekiks see tunne, et kus ma tahan olla ja siis uurida neid kohalikke, ütleme siis maaklerilt, et mis need plussid-miinused on, et ausalt asjadest ära rääkida. Ja kindlasti, et ma kindlasti soovitan kohale minna ja tunnetada, et kõigepealt loomulikult üldse selgeks teha, et Hispaania on niivõrd suur ja lai, eks ole, et mis piirkond üldse kõnetab ja mis piirkonda, ütleme siis see eelarve ka nagu peale hakkab, on ju. Ja siis tunnetada koha peal ja teine asi on see, et ma väga tihti oma klientide peal näen seda, et nad arvavad, et nad tahavad seda tüüpi korterit, nad toovad mingid kriteeriumid, milline see peaks olema, aga pärast selgub, kui me oleme mõned objektid juba ära vaadanud, et ei, see pole ikka üldse see ja siis me hakkame otsast peale, et tegelikult peabki käima vaatamas ja peabki tunnetama, et mis on sinu jaoks õige, sest et piltide järgi ja kuulutuste järgi on väga keeruline nagu orienteeruda ja aru saada, et tuleb käia koha peal. Ja ma arvan, see sama mõte on nii nagu teiegi tegite, et läkkisite ja üürisite kõigepealt natuke proovisite erinevates kohtades elada, et üldse seda tunnetust saada, et et selle korra vaatamise järgi on väga raske otsustada. Ja, et käid ja jalutad sealt korterist korra läbi ja siis sa peadki ainult usaldama võib-olla seda maaklerit nii pimesi, et ta ütleb tõesti, et see on super asukoht, see on super urbanisatsioon ja kõik see, aga et sul endal oleks ka sisetunne, et tõesti, võt seda ma tahan, et see on õige investeering, on ju. Suur aitäh sulle, Gerdi, selle kogu info eest. Ma usun, et kuulajad said siit erinevaid mõtteid ja kui siis tõesti selline mõte on, et siis võivad sinu poole pöörduda või mõne teise maakleri poole või tundagi huvi, et mis need võimalused on, et aitäh sulle. Aitäh kutsumast. Kogumispäev.